praegu saavad hiljem järgi vaadata. Nii, ühesõnaga teema on liustikud, liustikel liikumine ja julgestamine. Liustikest oli varem on juttu olnud ka korra, siis kui Kalle Kiiranen mõni nädal tagasi rääkis mägireljeefi elementidest ja mitte ainult liustikest, muudest asjadest ka, aga ma korraks tuleks sinna tema loengu juurde tagasi. Ehk siis kordaks üle mõned põhilised liustikega seotud teemad. Nii et natuke veel sätin tehniliselt asju. Ehk siis mägireljeefi elemendist liustikud. Mis liustik ise oli siis selline püsiv jäämass, mis on tekkinud lumest. Lumi tiheneb ja kristalliseerub ja oma raskuse all muutub jääks. Ja püsiv tähendab siis seda, et ta ei sula ära talvel, vaid ongi üldiselt tekkinud pikkade aastate jooksul või ka aastakümnete või sadade jooksul ja suvel, kui soojaks läheb, siis ta ära ei sula. Ja liustiku üks näide on siin ülemisel pildil, see on siis Khumbu liustik Everesti all, et Everest ise on siin taga see nagu väike nupukene, et need, kes näiteks matkamas käivad hästi baaslaagris, nagu need näevadki seda Everesti ennast nagu hästi tagant, sellise väikse kolmnurgana. Ja kõige kuulsam on see Khumbu jäämurd, mis tuleb siit veidike nurga tagant alla ja siis siin see alumine on siis liustik. Nüüd liustikud voolavad ja tänu sellele voolamisele tekivad jäälõhed, et kuna see liustiku voolamine ei ole selline nagu sirgjooneline ja ühtlane, vaid reljeef ja see org, kust liustik voolab, võib olla väga erineva reljeefiga ja tänu sellele tekivad seal jääs nagu igasugused pinged, mis siis avalduvad jäälõhedena. Ja üks sort nendest jäälõhedest on ka liustik või jalamilõhed, mis sellel alumisel pildil ehk siis liustiku üleotsas nõlva peal on see liustik siis ühel hetkel nagu ära murdunud, et siis tekivad sellised jalamilõhed ehk bergschrundid. Nii, ja paar mõistet veel, et üks on siis lumesild, nende samade liustikupragude peale tekivad siis lumest sellised moodustised, et tuul puhub ja lumi sulab ja siis tekivad sellised sillad, et siin praegu ka tundub, et ronijad on mingist sellisest laiem lumesillast üle saanud. Ja siin on mõned kitsamad ka, et liustiku liikumisel, nende pragude ületamisel, need lumesillad ongi väga olulise tähtsusega. Nüüd lisaks sellele liustikule endale, kui see liustik siis langeb järsust kohast või murdub ära, siis võib tekkida selline asi nagu jäämurd. Ehk siis, kui liustik ise on niisuguse laugema nõlva peal ühtlane, siis jäämurd on hästi praguline, siksakiline, lõhed ja jääkuhjatised on seal risti-resti, et läbitavuse mõttes palju kehvem koht, kust ronida. Ja siis seal jäämurrus tekivadki sellised jääkuhjatised ehk serrakid, et kui ka siin liustik näiteks üle selle ääre suhteliselt nagu järsult langeb ja ära murdub,
siis ka siin võivad olla sellised jääpangad, mis on nagu valmis iga hetk alla kukkuma, et sellised serrakid. Ja need on sellised põhiasjad, mida seal liustikul nagu peaks teadma või mis sõnu üldse kasutatakse. Et siin on siis selline liustik nagu Mer de Glace, mis on Alpides suuruselt teine liustik, et ta on mingi 7-8 kilomeetrit pikk ja selle liustiku paksus on kuskil 200 meetrit. Ja see liustik samamoodi voolab väga kiiresti, need liustikud ei voola, et see Mer de Glace oli umbes 100 meetrit aastas. Ja ütleme, selle pildilt on näha siis selle liustiku nagu koostis ja üldse ka see, et miks ta, kui ta nüüd voolab kogu aeg, miks ta siis ära ei ole voolanud, et liustik saab nagu toitu sellest lumest, mis üleval sajab ja et ta võib nagu suhteliselt alla välja jõuda madalatele kõrgustele, aga ta alati algab või tema ülemine ots peaks olema siis nagu sellises kohas, kus on lumepiir ja lumepiirist üleval pool. Ehk siis siin ongi näha, et see piirkond, kus ta kasvab, põhiliselt ongi siis siin siit mägede ja nõlvadelt alla sadanud lumi ja see siis kõik erinevatest torgudest siis saab siin ühes kohas kokku ja siis tekib siuke suurem liustikukeel. Ehk siis üleval on siis selline piirkond, kus lund sajab peale rohkem, kui seda ära sulab või aurustub ja eriti talvel siis sajab nagu kõige rohkem lund, siis saavad need liustikud kõige rohkem toitu ja sealpool sulab ja aurustub seda rohkem, kui lund peale sajab, et allpool võib ka lund sadada, aga ütleme, et see sulamisprotsess on nagu kiirem. Nii et ülevalt saab see liustik sealt lumest uut toitu kogu aeg peale ja altpoolt sulab ära, tekivad liustikujõed, sellised mägijõed ja niimoodi see liustik kogu aeg sealt vaikselt nagu allapoole liigub. Ja siin on näha ka seda, et siin järsema osa peal, järsema nõlva peal, et siin on tekkinud selline pigem siis seesama jäämurd ja nüüd, kui ta siin all jõuab laugemale nõlvale, et siis ta on nagu liustik, rahulikum ja vähemate pragude ja serrakkidega. Nüüd see Mer de Glace liustik iseenesest on hästi populaarne koht nagu turistidele ka, et kui plaani näiteks Mäkke minna sinna, aga satute sinna Mont Blanc'i juurde Chamonix'e, et siis võite sinna üles minna, et seal on turistidele ka mõeldud selline liustik, saate näha, kuidas liustik seestpoolt välja näeb, et seal on tehtud kõik vaibad maandud, et ilma kasside ja kirkadeta saad minna ja käia ja tiiru teha ja siis mingi vanaaegse rongiga ka üles sõita, et selline nagu mõnus turistlik meelelahutus lisaks sellele ronimisele ka. Ja nüüd üks asi, mis seal Mer de Glace'i liustiku puhul on veel huvitav, on see, et see liustiku osa ise on küll suhteliselt lauge ja lihtne, aga et sinna liustiku peale saada ja et sealt ära saada, et see on juba palju keerulisem. Ehk siis see org, kus see liustik voolab, see on nagu suhteliselt järskude seitega ja kuna tänu kliima soojenemisele need liustikud sulavad järjest õhemaks, siis selleks, et sinna liustikule saada ja teiselt poolt üles ronida, et siis on pandud nõlvadele 10 meetreid redeleid, kus sa pead lihtsalt, oledki oma seljakotiga, hakkad ühelt poolt nagu alla ronima, et liustiku peale jõuda. Ja nüüd mingi paar aastat tagasi oligi just selline case, kus jälle liustik oli jälle tükk maad õhemaks sulanud, nii et siit redelilt enam sinna alla liustiku peale ei saanud ja siis pandi jälle mõned meetrid redelit juurde. Et sellist kliima soojenemist liustike peal on nagu väga hea näidata ja vaadata, et kui te näete vanu arhiivpilte liustikest, siis alati need on nagu palju jäärohkemad
ja valgemad ja kõik on pikemad, on need liustikud, aga iga aastaga jääb seda järjest vähemaks ja vähemaks kahjuks. Kuid põhilised ohud liustikul liikumisel ja mida seal üldse nagu tähele panna, et põhiline asi ongi see sama jääpragu teema, et kuidas neid vältida, kuidas sinna mitte nagu sisse kukkuda. Et sa ise nagu kukud kuhugi, et see on seal põhiline asi. Ja lisaks sellele, et sa ise kukud, võib sulle ka ülevalt midagi pähe kukkuda, milleks siis suureks probleemiks on need samad serrakid, mis on seal jäämurrus, kas need sambad või siis liustikust nagu ära murdunud kohal, kus on mingid suured jääkamakad võivad sulle pähe kukkuda ja ongi tuule ja sulamise mõjul see võib juhtuda nagu momentaalselt, et seal keegi mingit eelhoiatust ei anna, et mingi lihtsalt ühest hetkest võib nagu suvaliselt ümber kukkuda ja siis sa seal all nagu olla ei taha. Ja samuti võid, mis sulle veel võib pähe kukkuda, on siis et Alpides on näiteks niimoodi, et kui sa lähed kuskile kaljumarsruudile, siis ongi tihti on sinna lähenemine sellele kaljumarsruudile ongi mööda liustikku, et sa pead alguses tund aega kuskil liustiku peal kõndima, et enne kui sa selle kivist seina alla jõuad ja mida lähemale sa sinna jõuad, et seda suurem on oht, et mingid kivid hakkavad sulle sealt ülevalt pähe kukkuma. Ja samuti on nagu laviinid, et kui on sellised sobivad lumeolud laviinide jaoks ja sobiva nõlvaga kalle, et siis liustik on selline nagu laviinidele hea selline liikumise koht. Ja lõpuks ka piimasupp või siis whiteout inglise keeles, et halb nähtavus nagu üldse on probleem, sest et liustikul sa tahaks näha, kus kohas need praod on ja kuidas nendest ümber minna. Aga siis see whiteout on veel selline asi, et see on veel nagu aste edasi, et sa ei saa aru, kus kohas on nagu maapind või see jää, sest see on lumega kaetud ja kus kohast hakkab taevas, sest et taevas on pilvine. Ja kui sa teed mingi sammu ja sa ei suuda ühel hetkel enam aru saada, et kas sa astusid nüüd jää peale või sa astusid mingisse tühimikku, kus tegelikult oli mingi pilv hoopis, et hästi nagu ka ebameeldiv olukord, et liuskul nagu eriti ohtlik. Ja jääpraod pole muidugi ainsad ohud mägedes, et siin võib muid asju ka juhtuda. Siin konkreetselt on nagu see helikopter on siis on see näide nendest muudest ohtudest. Jääpragudega siin on nii palju seotud, et kui teha siis laagriplats sellisesse kohta, kus on jääpragusid, siis on mõistlik, et kui neid pragusid seal lähedal kuskil on, siis on mõistlik nagu ära tähistada, et kus kohas mingi oht on, selleks pannakse mingisuguseid selliseid vitsakesi sinna, et kas näiteks märkida ära, et kus kohas pragu jookseb või märkida ära see piirkond, mis on nagu läbi siis kontrollitud eelnevalt, et see on selline nagu enam-vähem ohutu piirkond, et kus võib telkida ja ilma julgestuseta siis ringi liikuda. Ja lõhed, need jäälõhed, need ongi siis põhiasjad, et siis liustik voolab ja üldiselt need liustikud, kuna nad on päris nagu paksud, et seesama meerdeklaas 200 meetrit, et siis kui nad on juba mingi mõnikümmend meetrit paksud, siis piisab nagu hästi väikesest kaldest, et nad voolama hakkaksid. Ja kui nad voolama, siis tekib ka sinna pragude oht.
Ja need praod, mis sinna liustikule tekivad, et nad ei teki nagu täitsa juhuslikesse kohtadesse, vaid seal on mingid seaduspärasused, kus neid võib olla rohkem. Ja siin on mitu asja, mis nende pragude tekkimist soodustavad, et esimene asi on siis kõik pööramised, ehk siis liustik liigub vasakule paremale mööda seda jõesängi, mitte jõesängi, vaid liustikusängi. Ja siis need kohad, mis on siis selle pöörangu nagu välisküljel, siis on aru saada, et see jää, mis enne oli kõik nagu ühtlane, siis seal ta hakkab, sinna tekivad sellised laiemad praod. Ja teine koht näiteks on selline, kus siis liustik läheb kas laiemaks või kitsamaks, et see sama jäämass, mis enne oli siin laias sängis, nagu peab nüüd kõik siia ära mahtuma, nii et kõik sellised üleminekud on nagu selline eriti kahtlased kohad või siis ka siin näiteks kahe liustiku ühinemine, kus siis üks jäämass tuleb ühelt poolt, teine teiselt poolt, jälle samamoodi. Seal on siis nagu pragude tõenäosus suurem ja ka üldse nagu igasugust vastu rehvi hõõrumine, et selliseid vastu üksikuid kive, aga ka siin nagu liustiku ääres, siin on natuke näha, et seal, kus ta vastu kive ja kaljut nagu hõõrdub, et seal on üldse selliste väiksemate pragude tekkimise tõenäosus suurem. Ja nüüd üks asi on siis see, et see liustik voolab vasakule paremale, läheb kitsamaks, laiemaks, aga teine asi on ka see, et kust kohast ta üle voolab, ehk siis see on siis nagu see koht, kus siis nõlva kalle nagu suureneb või väheneb, ehk siis kui külje pealt vaadata, siis nõlv ei ole mitte selline ühtlane, et seesama 2 kraadi ühtlaselt, vaid mõne koha peal toimub selline üle nurga minek allapoole või siis selline nõgusa koha läbimine. Nii et see, mis kujuga seal all, see nõlv ja see liustiku nagu säng on, et sellest sõltub nagu ka pragude tekkimine. Et kui siis sinna liustikule minna, siis peaks enne nagu suures plaanis nagu ära vaatama, et kus kohas on sellised potentsiaalsemad nagu pragude kohad ja siis üritama neid vältida. Nii, siin on siis üks näide toodud Mont Blancist, kus ma ise olen viimastel aastatel paar korda käinud, et see on siis see 3 tipumarsruut, mis ei ole kõige populaarsem, see tavamarsruut, aga ta on ka ikkagi populaarne ja palju käidav ja 3 tipumarsruut, 3 tippu on ta sellepärast, et esiteks pead sa ronima siia ühe tipu juurde, see tipp ise jääb küll eemale, et päris tippu ei pea ronima, siis tuleb see teine tipp ja siis tuleb veel 3, mis on see Mont Blanc ise. Ja seal on siis just nagu selline asi, et see on siis esimese nõlva tõus, mis on ka pragusid täis ja seal samamoodi igal aastal see olukord on nagu täiesti teine, ehk siis kuhu need praod täpselt tekivad ja kui sügavad ja kui laiad nad on, nagu, et see pilt iga aasta muutub, nii et kui hooaeg hakkab kuskil suvel, juunis, juulis, et siis need esimesed inimesed, ronijad lähevad sinna ja siis lihtsalt vaatavad peale, et et nüüd see aasta tuleb ronida kas siin ühtepidi või teistpidi. Ja see pilt ongi tehtud eelmine aasta, kui olid nagu eriti rasked olud, et need jääpraod tekkisid mingitesse sellistesse kohtadesse, kus ei olnud üldse lihtne neist nagu üle saada. Nii et iseenesest marsruut, see 3 tipu marsruut ei ole tehniliselt keeruline, aga
aga mingite pragudega ja kuidas neid ületada, et seda peab arvestama. Ja see on siis seesama teine pilt või teine mägi sellest Mont Blanc'i 3 tipu marsruudist, see on Modi. Ja siin on näha just see, et eelmine aasta tekkiski, see on siis sama Bergsund, kus liustik on siin üleval nõlval ja siis ta murdub ka. Ja selle Bergsundi ülemine ja alumine ots nihkusid üksteisest nii kaugele, et siit enam kuidagi mõistlikult üle ei saanud, vaid et on vaja vaid nõudis juba 2 kirkaga ja jääpuuridega ronimist mingi lõigu. Ja tänu sellele, et selline asi juhtus, siis eelmine aasta siit küljest või seda marsruuti roniti väga vähe, et enamus ronisidki teiselt poolt, kus see tavamarsruut oli, et lihtsalt see liustikute ja pragude olukord nii palju võib seda ronimist mõjutada. Ja liust liikumisel põhiasi, mida arvestada või mis mõjutab seda, on see, kas liustik on avatud või kaetud. Ehk siis avatud liustik on selline, kus lund peal ei ole, et jäälõhesid on näha. Ja kaetud liustik on selline, kus on lumi peal. Kaetud liustik on üldiselt siis seal samas üleval pool, kus on see lumepiirist üleval pool, kus lumi ära ei sula. Aga võib olla ka niimoodi, et üks ja sama liustik näiteks hommikul on kaetud, sest öösel on lund sadanud, ühtegi pragu näha ei ole, aga päeval päike sulatab kõik praod välja, siis õhtul on ta juba avatud liustik. Või siis teine variant on näiteks siin ka Hiltna liustikul Alaskal on siis hooaeg on hästi lühike ja ongi selline aprill, mai ja vist natuke juunikuusse ka, et seal ronijad viiakse niisuguse väike lennukiga, mis maandub, tal on suusad alla, maandub liustiku peale. Ja nüüd, kui see hooaeg siis läheb edasi ja käib seal, siis see liustik järjest sulab ja need praod tulevad sealt välja ja hetkel ei ole enam lennukil ohutu sinna maanduda, et siis on juba pragude oht liiga suur. Ja nii, et 2 kuud hiljem siis pakitakse kõik ronijad ja kõik laager kokku ja lõpetatakse ära, et kuni selleni oli seal liustik, aga mida rohkem ta hakkab avatuks tekkima, et seda rohkem tulevad need praod välja ja see mõjutab ronimist. Ja avatud liustik on lihtne, et siin näiteks Hantengri tipp on siin taga, üks 7000 mägi Pamiris, et kui avatud liustikul, seal on näha jääpragusid ja kui sa näed, et ühtegi suurt pragu lähedal ei ole, siis jää iseenesest on väga tugev asi ja jää peal võib vabalt ronida ja isegi siin on siis näha, et helikopter, kõik need ronijad, kes tulevad, maanduvad helikopteriga siia samasse selle sama avatud liustiku peale. Ja kui isegi helikopter on maandunud, siis on ohutuga niisama ise kõndida ja kuskil liustiku ääres WC-s käia. Mägedes muidu WC-d ei ole, aga siin, sest seal ei ole vett, et siis ei ole see WC. Aga siin oli isegi selline liustiku jõgi voolas alt läbi, et see oli selline päris veega koht. Ja avatud liustiku liikumisel on sama asi, siis, et seal mingit väga tuumateadust ei ole ja kui on näha, et kus kohas praod on ja kui sa neile lähedale ei lähe, et valid selle tee niimoodi, et ta läheb kuskilt eemalt, siis seal mingit väga suuri ohte ei ole, et jää on iseenesest väga tugev. Kui on mingi väike pragu, siis millest sa näed, et sa suudad üle astuda, astu üle ja siin köies isegi ei käida ja kepid on käes, kõik kõnnivad siin oma rada ja kui on see järsem,
mingid natuke üles-alla, kassid võiksid jalas olla, aga ma ei tea, et kui on niisugune lauge liustik, siis mingi lõigu võib seal isegi nagu ilma kassideta ära käia. Sest praod on näha ja kui neid nagu vältida, nendest kaugemalt mööda minna, siis selline mõnus jää peal nagu astumine. Ja siin konkreetselt on selline, et ta ei ole nagu väga lauge liustik, vaid siin on ka sellised siis jäämurrule iseloomulikke igasuguseid künkaid ja labürinte, et siis üks asi, mida tehakse, on võetakse kaasa sellised märkelipud nagu punase mingi lindiga, et kui on vaja seda sama teed mööda tagasi tulla või kui on vaja mitu korda edasi-tagasi käia, et siis märgitakse rada peale, sest ühelt liustiku servalt ei pruugi olla näha, et kust kohast see rada läheb ja kuhu ta sinna teisele poole üldse välja jõuab. Et selline mingi tee märkimine on väga kasulik asi. Nii. Ja liustik võib näha ka välja selline, see on, kas ta on ka avatud liustik või mitte, et paistab selline kruusaväli, aga siin, kus need praokohad on, siin on näha, et tegelikult selle moreeni, selle kivide all on paks jää. Nii et ta on nagu avatud liustik selles mõttes, et sul on näha, et kus kohas need praod on ja siis saad valida nagu mingi teeraja, mis nendest praagudest mööda läheb. Aga liikumise mõttes on see siuke natuke ebameeldiv koht, et kui on üldiselt selline moreen ja kivid, et siis kass ei taha jalga panna ja mis võibki olla mõistlik, et on siuke liivatatud jäine kõnnitee, aga kui seal on sellised nagu künkad ja üles ja alla minekud, siis selle moreeni all on jää ja sellega peab arvestama, ehk siis nii kui hakkad kuskilt nõlvast üles minema, siis ühel hetkel võid avastada, et see õhuke kiht kive, mis seal peal on, nagu selle sa lükkad lihtsalt jalaga ära ja siis sa oled lihtsalt puhtalt jää peal. Et kassid jalas võiks olla sõltuvalt oludest isegi mingis kohas vajalik. Ja avatud liustikuga oli lihtsam siis, aga suleliustik, korra näitan järgmist pilti, suletud või kaetud liustik, siin on Leninil laagrite vahel tiimine, et see nõuab rohkem teadmisi ja oskusi ja põhiline asi, mis siis on see, et käiakse köies ja ehk siis kui keegi jääb rakkuga kukub, siis ülejäänud köiekaaslased seal grupis jõuavad ta kinni hoida või siis teda päästa vastavalt vajadusele. Ja põhiraskus ongi siis nagu pragude vältimine, et kui neid ei ole võimalik vältida, et siis nende ületamine, et need asjad teha, et nendele asjadele nagu keskenduda. Ja üldised põhimõtted sel liustiku liikumisel on siis sellised, et köies käimisel köis ei tohi olla lõtv, vaid ta peab olema nagu pingul, mitte nii pingul nagu pillikeel, aga alati nagu täisulatuses väljas. Et nagu ka siin pildil oli näha, et ikkagi käib vastu maad ja lohiseb vastu maad, siin mõnes kohas ka mitte. Et seda peab alati jälgima ja teine hea mõte on nagu liikuda nagu öösel ja hommikul, siis kui ilm on külm ja seda siis põhiliselt sellepärast, et üle nende samade lumesildade minna. Et öösel on siis see lumi on külmunud ja ta on nagu palju kõvem ja siis kui päike hakkab talle peale paistma, siis kogu aeg järjest päeva peale ta muutub järjest pehmemaks ja nõrgemaks
ja see, kus sa hommikul marsruudile minnes nagu üles läksid ja sa ei saanud arugi, et seal üldse jääpragu on, siis alla tulles vaatad, et seal samas on juba mingid sügavad astmed sees ja keegi on võib-olla seal kergelt ka kuskilt läbi vajunud ja mingid mustad augud nagu paistavad, et Alpides näiteks kui on sellised liustikukohad, siis kuna seal väga kõrged mäed ei ole, siis väga öösel ei pea startima, aga starditaksegi umbes 5-6 ajal hommikul, nii et jõuaks kuskil lõunal või sellisel kergel pärastlõunasel ajal tagasi ja seal õhtupoole nagu praktiliselt mingit liikumist enam ei toimu, et siis on juba nende lumesildade ületamine nagu palju ohtlikum. Nii, mõned põhimõtted veel, et siis tuleks neid jääpragusid kuidagi aru saada, kus nad on, ehk siis jälgida seda sama reljeefi, nagu ma seal varem kirjeldasin, et kus kohas see liustik liigub, tema kalle muutub ja kas ta pöörab ühele või teisele poole ja populaarsetes kohtades, näiteks Alpides on tavaliselt palju inimesi, seal on mingid rajad on nagu ees, et tasub jälgida ja vaadata, et kus need rajad lähevad, aga kui sa oled täitsa omapäi või on ka siis või on näiteks sadanud nagu palju lund ja neid eelmiste minejate jälgi enam näha ei ole, siis oled ikkagi ise nagu vastutav. Ja üldiselt liustikul on samaaegne liikumine, et siis nagu siin, et kõik liiguvad korraga ja liiguvad siis täpselt nagu nii palju ja selles tempos, kui palju see esimene inimene siit ees liigub, et kui niimoodi, et see köis oleks nagu pingul kogu aeg. Et nüüd, kui see esimene inimene jõuab siia prao äärde, siis ta võib-olla jääb seisma ja ta hakkab vaatama, nagu, et mis seal toimub. Siis samal ajal peavad ka kõik ülejäänud seisma jääma, et ei tohi nagu lähemale minna, et see köis nagu lõdvemaks ei läheks. Aga üldiselt, kui on lihtsamad liustikud, siis ongi liigutakse nagu samaaegselt kogu aeg, et kogu köiskond. Ja kui on mingid keerumad kohad, siis võib olla vajalik vahelduv julgestus, ehk siis esimene inimene hakkab üle prao minema, siis teine ei lähe talle nagu järgi kohe, vaid organiseerib eraldi, kas siis näiteks jääpuurist või mingist lumevaiast või kirkast, teeb sellise punkti, läbi mille ta siis julgestab seda esimest prao ületajat. Ja esimene jõuab üle, vaatab, et okei, kõik oli korras ja siis hakkavad ükshaaval need ülejäänud grupi liikmetele järgi tulema. Et esimene ronija võiks ollagi veits kogenum, saab aru, et kus kohas jääsild on nagu tugevam ja nõrgem ja ta valib rada, et kust poolt minna. Et esimesel on kõige suurem roll ja siis teisel köiskonnas nagu teisel liikmel on ka suur roll, et kui esimene kukub, see teisele langeb nagu põhijõud, et seda esimest nagu kinni hoida. Ja mida rohkem inimesi köiskonnas on, et seda rohkem või seda parem on siis neid võimalikke kukkumisi pidurdada, aga sellest räägime veel edaspidi ka. Ja paar pilti selle kohta, et pragude ületamisel tuleks seda teha nagu võimalikult risti praoga, et ei tekiks mingit pendlit. Tüüpiline olukord on näiteks see, et siin parempoolsel pildil tullakse siit ühest suunast, siis jõutakse praoni ja vaadatakse, et siit ei saa üle. Ja nüüd hakatakse seda piki pragu nagu minema kuhugi ühele poole või teisele poole, kus tundub, et kuskil kaugemal on mingi lumesild, et proovime seal. Nii, ja kui siit järjest minnakse ja nüüd esimene tahab proovida üle prao minna, siis kui see tagumine tüüp või kõik on siin nagu prao lähedal, siis võib tekkida selline olukord, et kui esimene sisse kukub,
siis ta kukub nagu kõvasti nagu pendlisse, et kukub, hakkab selle tagumisele siit lähemale kukkuma ja järjest sügavamale. Ehk siis see tagumine mees peaks siis hoidma sellest praost või minema sellel hetkel, kui see praost ülesminek toimub, minema siis sellest praost kaugemale, et see suund nagu võimalikult risti selle praoga saavutada. Et siin samamoodi saavutada selline, mis on võimalikult risti praoga, mitte mingid diagonaalsed variandid. Et seda peaks siis jälgima. Nii, ühesõnaga, kaetud liustik, köis täies pikkuses väljas, esimene dikteerib tempo ja esimene siis valib rada ja kõige tõenäolisem on see, et kui keegi prakku kukub, siis kukubki esimene, aga vabalt võib kukkuda ka ükskõik milline, viimane või kolmas või viies, et millal see lumesild täpselt järgi annab, et seda ei tea kunagi, see võib olla täiesti juhuslik. Nii. Ja üks asi on siis liustiku peal liikumine, teise on liustiku pealt nagu ära saamine ja sinna peale saamine. Ja see on rohkem siuke jäämurd juba, kus on selline serrakkide labürint, aga nüüd sealsamas seesama Tanemassi liustik, mille pilt see on, seal oligi täpselt selline olukord, kus see liustiku äär, mis vastu neid kive käid, see oli selline eriti praguline ja nõudis juba natuke ronimist ja kui nüüd sinna üles liustiku peale nagu ära jõudsime, siis tagantpool läks ta nagu laugemaks ja ilusamaks. Ta ei ole nagu kogu pikkuses nagu sama ühtlane, et mingid osad on lauged ühtlased ja mingid osad on sellised järsud ja nõuavad juba mingid keerulisemaid tõuse ja laskumisi. Nüüd nende köiskondade moodustamise kohta mõned põhimõtted on siis üldse, et kui suur see köiskond peaks olema, et kõige parem tundub olevat 3-4 inimest köiskonnas, et 2 on üldiselt vähevõitu, et kui on võimalik vältida, siis tuleks vältida. Ehk siis kui üks inimene sisse praku kukub, siis teisel, nagu ühel inimesel on raske teda kinni saada. Ja need vahemaad on 15-20 meetrit, jäetakse nagu hästi pikk, nagu siuke köie pikkus, et kui üks kukub, siis teisel on nagu aega võtta see pidurdusasend sisse ja proovida ennast kirkaga pidurdada, aga kõik see võtab aega, nii et käiakse üldiselt hästi pika köiega. Ja kui on võimalik, siis pigem panna nagu 3. tüüp ka siia köie otsa. Ja kui 3. tüüp on, siis võivad need vahemaad nagu veits lühemad olla, et kuskil 10 meetrised ja umbes selles suurusjärgus. Et siis kui näiteks esimene kukub prakku, siis nüüd on see koormus jaotunud juba nagu 2 inimese vahel, kes hakkavad mõlemad pidurdamisega tegelema ja see on juba nagu parem olukord, et 2 jõuab ikkagi palju lihtsamalt seda esimest hoida. Ja iseenesest ohutuse mõttes, et mida rohkem neid inimesi siin on, seda parem, et esimene kukub prakku, kui mul on siin mingi 4, 5, 6 inimest, siis need jõuavad juba oma keha raskusega seda esimest kinni hoida. Aga suured köiskonnad on lihtsalt aeglased, et kui üks jääb seisma, näiteks seesama esimene või siis kes hakkab seda pragu vaatama või siis keegi, ma ei tea, tahab kohendada midagi, riideid vahetada, üks inimene jääb seisma, siis terve köiskond nagu ootab, aga kui kiiruse mõttes, kui mõelda, et kas tahta panna 1/6 või 2/3 köiskonda, siis 2/3 saavad omavahel
üksteisest kaugeneda ja läheneda, et ühed saavad ette minna juba nagu rada kontrollima, siis teised tulevad järgi vaikselt nagu, et see lõtk annab nagu kiiruses nagu palju juurde. Aga ohutuse mõistes, mida rohkem, seda parem nagu. Ja siin viimasel joonisel on vist sama asi, et köis peab olema nagu täis pingul, et kätte ei maksa võtta selliseid nagu rõngaid, nagu vahepeal tehakse köie lühendamiseks lihtsalt ja selleks, et sul endal oleks mingisugune väike nagu lõtk, et üldiselt sellist asja ei ole nagu vaja teha, et kui on mingi koht, kus oleks vaja mingit lõtku tekitada, siis mingid lühikesed lõtkud on nagu okei, aga see, et sul on mingi kogu see ülejäänud köie nagu lihtsalt puhid endale kätte hoiad seda käes, et see ei ole nagu väga hea variant. Ja panin siia mingi videolingi ka ja siin Zoomis nende videote näitamine on üldiselt nagu kuidagi ebamugav, et ma praegu ei hakka näitama, ise kodus saate vaadata, aga üldiselt testitakse siin sellist asja, et lastakse siis neid kaheseid seonguid, lastakse esimesel kukkuda prakku ja vaadatakse, et mis see teine mees, kuidas ta hakkama saab. Ja ütleme, et see point on nagu seal, mis välja tuleb, on lõpuks see, et seal lühikese köiega eriti et kui esimene kukub prakku, siis teisel mehel läheb ikkagi aega nii palju, et see pidurdusasend sisse võtta ja nii kaua, kui ta hakkab enam-vähem nagu pidama saama ennast, siis suur osa sellest köiest on nagu juba läinud, nii et kui sul on hästi lühike köis, 5 või 10 meetrit, siis sul ei ole neid sekundeid nagu nii palju võtta, et ise nagu pidama saada. Nii et ongi kahese köiskonnaga pikalt nagu võib seda köit nagu julgelt välja kerida. Või siis, kui on natuke lühem köis, siis võib teha sellised sõlmed sinna sisse, et mis siis kuskilt üle ääre nagu alla kukkudes on lootust, et sõlmed jäävad kuhugi nurga taha pidama ja siis aitavad seda hoogu maha võtta. Ja siin on toodud näide sellest samast sõlmede tegemisest. Ehk siis need samad pidurdussõlmed. Ja pidurdussõlmed võiksid olla hästi, hästi suured ja kobakad ja siin YouTube'i videos on näidatud ka ühte varianti, kuidas seda teha. Et kodus vaadake. Aga nüüd selle sõlmede puhul on siis nagu see asi, et kui siin esimene mees kukub prakku, siis selle sama köiega teda enam sealt välja tõmmata ei saa, sest need sõlmed nagu takistavad siis tema ülestõmbamist ka, nii et on vaja mingit lisaköisi või selle sama köie teist otsa näiteks, mis on siis seljakotis või ümber puhitud nagu, või mingit eraldi lisaköit, millega toimuks siis praost välja nagu tõmbamine. Ja nüüd, kui te seda videot vaatate, siis tegelikult see on nagu pikem video. Kui rohkem viitsite vaadata, siis seal on ka testitud neid pidurdussõlmi, ehk siis on lastud koormusprakku koos sõlmedega köiega, ilma sõlmedeta ja point, mis välja tuleb, on ikkagi see, et nende sõlmede tegemine, et sõlmed pidurdavad ikkagi lõpuks nagu väga oluliselt seda kukkumist, nii et neid üldiselt tasuks teha. Ja kui on 2 inimest köies, et kui on juba 3 ja rohkem, siis on seal pigem, need sõlmed ei ole nagu eriti teema, et siis on juba see, et need ülejäänud inimesed peaksid oma keharaskuse ja oma pidurdamisoskustega selle esimese tüübi või siis selle prakku kukkuja pidama saama. Ja siin on üks internetist leitud pilt nagu sellest samast köiskonnast, et kas see tundub okei või mitte,
noh, selle eelmise slaidiga, üle-eelmisega, sellega ta muidugi kokku ei lähe, et mingi 20 minutit või midagi võiks olla, et selgelt liiga lühike. Et ütleme, noh, ma ütleks, et sellel köiskonnal on põhiliselt mingi psühholoogiline julgestus ainult nagu, et noh, ma tean, et mul on köis küljes. Et kui esimene kukub, siis noh, tagumisel ei ole nagu aega lihtsalt, et midagi üldse pidurdama hakata. Ja teine asi on ka see, et kui minna kuhugi piirkonda, siis köie pikkused sõltuvad ka sellest, et kui suured praod on, et noh, siin on nagu hästi suur pragu ja sellises kohas peaksid need ronijate vahemaad seal köis olema nagu palju suuremad, et vältida olukorda, kus mõlemad on samaaegselt prao peal ja noh, siin ma ütleks, et võib vabalt sihuke olukord nagu tekkida. Ja kui on teada, et mingid kohad näiteks, noh, ma ei tea, et Islandil näiteks, et on teada, seal on sellised nagu peenikesed praod, et seal ei ole võib-olla nii pikki vahemaid nagu vaja jätta. Aga üldiselt see köies käimise point ongi see, et esimene asi, et miks need vahemad nii pikad peavad olema. Esiteks on see, et tagumisel mehel, kes pidurdab, tal peab jääma aega, et kõik need asendid ja see pidurdamine, nagu pidurdusasend sisse võtta ja see pidurdamis nagu toiming nagu ära teha. Ja teine asi on see, et need köied peavad olema piisavalt pikad, et mitu inimest või 2 inimest ei satuks korraga sama lumesilla peale, mis purunedes siis tõmbab nagu mõlemad koos korraga alla. Nii et ma ei tea, ei ole okei, on siis vastus sellele küsimusele. Ja kuidas neid jääpragusid üles leida, et võiks juba enne nagu pihta hakata, enne kui seal marsruudil oled, et näiteks see Montanki pilt, nagu selle esimese nõlva pilt, see oli pildistatud nagu hüti aknast, ehk siis tegelikult sa saad juba kuskilt kaugemalt ära vaadata, et kus kohas need praod jooksevad ja juba mingi põhimõttelise nagu liikumisskeemi nagu enne sinna liustikule jõudmist üldse nagu juba vasse enda peas mõelda. Või siis ka küsitelt ronijatelt või nendelt, kes on just tulevad alla, laskuvad. Et tasuks juba enne eeltööd teha. Ja peal on siis kui on kaetud liustik, et siis neid pragusid nagu näha ei ole, aga midagi ikkagi viitab sellele tihti, et seal võib olla pragu. Ja viidata võib sama refi muutus, millest me seal alguses rääkisime, või ka siis sellised tasasused lumel, et okei, lumi on küll need praod ära katnud, aga kui ta vaikselt sulab, siis võib olla nagu näha, et kui jooksevad mingid sellised kerged vaod, nagu sellised allapoole nagu ära natuke kogunud nagu vaod ja seal tuleks nagu eriti nagu ettevaatlik olla. Aga põhirõhk siis, kuidas neid pragusid üles leida, kuidas neid lumesildu üles leida, mis üle nende pragude lähevad, on siis esimesel inimesel seal köiskonnas, kes siis kas kirka või siis käimiskepiga nagu kontrollib ja vaikselt nagu astub järgi ja vaatab, kas ja kui palju need lumesillad üle nende jääpragude peavad. Ja lihtsalt on nii, et kui on üks pragu kuskil piirkonnas, et siis neid on nagu ka mitu, et need pinged seal jää sees, et nad ei ole nii nagu sellised nagu ühekülgsed, et okei, mingi pinge ja siis tekkis üks pragu, vaid et seal võib, kui on juba üks pragu, siis võib olla nagu risti-resti neid veel palju rohkem üksteise kõrval. Ja mida siis teha, kui need jäävad vastu tulevad, ehk siis
Kõige parem variant oleks minna üle prao või minna ümber prao. Eks kuna lumesildadega nagu siin näha, et nendega tegelikult kunagi ei tea, kas kui tugevad nad ikkagi on ja kas nad peavad ja kas nad ikkagi kogu grupi suudavad sealt nagu üle lubada. Nii et kui on võimalik, siis võiks üldse vältida, aga tihti ei ole võimalik ja tihti ei ole nagu otstarbekas mingit suuri ringe teha, siis järgmine variant on nagu nende samade lumesildade kasutamine ja et vaikselt, et mitte nagu kõvasti nagu trampides, aga vaikselt siis esimene läheb üle ja testib nii nagu selle eelmisel joonisel oli näha nagu kirkaga ja keppidega ja siis kõik teised tulevad tasapisi järgi, astuvad täpselt samadesse sammudesse, sama rada, et kuna on teada, et nagu selle koha pealt on tõenäoline, et sealt saab üle, et siis peaks võimalikult täpselt seda sama rada sinna järgi minema. Ja kolmas variant, kui üldse kuidagi moodi ei saa, siis tuleb hüppata üle prao. Ja hüppamine ei ole nagu selles mõttes hea, et esimene asi on see, et sa ei tea, kuhu sa selle hüppega välja jõuad, et mis seal teisel pool nagu on, et võib-olla seal on ka mingi hästi nõrk koht ja võib-olla see jää, mis seal on tegelikult väga õhuke, nii et sa ei küll, et sa hüppad teisele kaldale välja, aga tegelikult satud mingisse vahepealsesse kohta ja kui sa juba sealt sisse kukud, siis see lõtk, mis sul siin tagant järgi jookseb, et see on juba suurem, nii et su potentsiaalne kukkumismaa võib olla veel suurem, et see on juba natuke halvemini. Ja teine asi on see, et üle hüpates sa lõhud ära selle teisel pool seda jäästruktuuri ja kui on ikka mitu inimest nagu hüppavad, siis võib-olla mingi jääsild, mis siit kõrvalt läheks, et oleks veel kandnud, aga kui juba 3 inimest nagu ära hüppavad ja põrutavad selle lahti, siis ei saa sealt jääsillalt nagu ka enam tulla. Et ühesõnaga üle prao hüppamine tundub nagu, et võiks mingi mõnus asi olla, aga üldiselt võiks proovida kuidagi vaiksemalt ja rahulikumalt neid jääpragusid ületada. Ja kui üldse ei saa praost üle, laskutakse praku sellistesse tehtud redeleid, need, kes Everestil ronivad ja näiteks on filme näinud nendest Everesti ronijatest, kus nad seal kumbu jäämurrus nendelt redeleid mööda nagu üle pragude sükestes õõvastavates kohtades liiguvad. Et kellelgi redelit kaasas ei ole. Et kui keegi on selle ette valmistanud, siis mõndade kohta võib panna. Näiteks siin on ka Hunt Engril oli ka mingi järsem koht, kas need kohalikud päästjad või giidid, kellel neil on lihtsam see redel sinna panna, kui et käia seal mingid algaid gruppe seal päästmas kogu aeg. Ja mis seal on redelit näinud ka, üle redeli roninud ka näiteks seal samas Mont Blanc'i 3 tipu marsruudil, selle esimese nõlva peal, kus mingi pragu oli lihtsalt nii lai, et mingit muud varianti ei olnud ja siis seal kohalikud päästeteenistus oligi pannud ühe pika metallredeli üle prao, et aeg-ajalt on neid nagu kuskil näha olnud. Ja mõnikord on ka nii olnud, et ei saagi üle prao ja siis lihtsalt pakitakse asjad kokku ja minnakse tagasi ja proovitakse mõni teine aasta uuesti. Ja kui siis ikkagi keegi on kuulnud jääprakku, siis peaks ta kas ise välja ronima või teised peaksid ta välja tõmbama. Ja üldiselt neid suuri kukkumisi jääprakku, neid väga tihti ikkagi juhtu, et see on pigem haruldane, kui kõik on nagu õigesti tehtud, et köied on nagu täies pikkuses väljas
ja lähenetakse ristipraoga ja kõik need põhimõtted, mis ma nagu enne rääkisin, siis tavaliselt vajutakse prakku, kas sõlvini või siis puusani ja ma ei tea, praktikas kõige rohkem on nagu kuskil vajutud nii palju, et peanupp korraks nagu vajus või kadus pildilt ära, aga umbes peani nagu, et ei toimu mingit suurt kukkumist, aga sellised vajumised ja üldiselt kas siis köiskond saab ta ikkagi kohe pidama või siis ta ise ka seal lumes üritas nagu paika sättida kuidagi, et prakku kukkumisi on nagu vähe, aga vajumisi, kust ise pärast inimene saab välja ronida, et neid on nagu rohkem ja need on nagu palju lihtsamad asjad. Aga kui on ikka selline kapitaalne kukkumine, siis on variant, et kukkuja ronib ise välja ja siin on üks YouTube'i video ka, umbes sarnane asi, et kui sa tahad puu otsa ronida, viskad üle puu oksa ja siis sa pead lihtsalt mööda köit, nagu mitte midagi muud ei kasuta, mööda köit pead üles ronima, et sama põhimõte on siis jääpraost välja ronimisega ka, aga kõik neid tehnilisi asju praegu ei jõua nagu läbi arutada ja vaadata ja tegelikult neid peaks tegema hoopis enne kui kuskile mäkke minna, et võiks Eestis nagu korra need läbi teha kuskil nõlva peal või puu otsas kas või. Ehk siis kukkuja ronib ise välja, aga mõnikord on vaja siis ta tõmmata nende poolt, kes sinna kaldale jäid, et kui on suur grupp, ongi 5-6 inimest, siis võib juhtuda, et teda on võimalik lihtsalt nagu toore jõuga välja tõmmata, et 5 inimest sikutavad siit köie otsast ja tõmbavad lihtsalt nagu toore jõuga välja. Aga kui on väiksed köiskonnad, 2-3 inimest, siis sellises enam teha ei jõua, et siis tehakse sellised plokksüsteemid, mida peaks ka nagu praktiliselt harjutama, võite siit videost tšekata, et ma siia väga tehnilistesse detailidesse ei lasku, aga põhimõte on siis see, et kui on mingi raskus sul köie otsas, siis sellise lihtsa plokksüsteemiga on võimalik seda jõudu, mis selle raskuse jaoks, kui see väljatõmbamiseks vaja on, poole võrra vähendada, et siin on see F ja siin on nüüd F kahendiku, et ehk siis juba on nagu 2 korda lihtsam seda alumist inimest välja tõmmata. Ehk siis kui muidu otse tõmbaks a la mingi 80 kilo, siis plokksüsteemi puhul, mingi lihtsama plokksüsteemi puhul, nagu siin on see efekt juba selline, et tõmbaks 40 kilo. Ja mingi 2 inimest niimoodi tõmbavad, võib juba välja saada küll. Need plokke võib teha nagu keerulisemaid ja suuremaid ja seda jõudu nagu veel vähendada, mida on vaja inimese väljatõmbamiseks. Nii et neid ise väljaronimise plokksüsteeme ja mägedes, ma ei tea, mul ei tule meelde, et ma oleks ise teinud neid, et ei ole vajadust olnud, et need on põhimõtteliselt sellised asjad, mida sa pead nagu teadma või oleks hea teada, et kuidas nad käivad, aga tõenäoliselt ei ole vaja neid kasutada, aga kui kunagi juhtub mingisugune hädaolukord, siis sul peab mingi aimdus vähemalt olema, et mida siis teha või kuidas üldse nagu läheneda sellele olukorrale. Ja lisaks nendele jääpragudele on siis teine oht, on serrakid ja siin olen nagu internetist otsinud 2 pilti kuulsatest kohtadest, kus neid serrakke on olnud, et vasakul pool on siis seesama Everest ja Kumbu jäämurd, kus oli 2019. aastal selline olukord, et
sealt seinast oli kohe ära murdumas selline üks suur jäätükk. See oli jäätükk, jääkamakas, ikka 10 meetreid ja hästi suur selline. Ja kui see asi oleks alla kukkunud, siis ta oleks tekitanud mingi tohutu laviini ja mingi jää ja lumemöllu seal all. Nii et kui samal hetkel sa oled selles samas kumbu jäämurrus ja see tükk sealt alla kukub, siis ega seal mingit pääsemist ei ole. Ja konkreetselt sellel aastal oligi 2019 sügisel siis need ekspeditsioonid, see oli sügishooajal, et ekspeditsioonid tulid sinna marsruudi alla, vaatasid, et mingi selline jäätükk ja siis ootasid seal 2 nädalat, et äkki see tükk kukub alla vahepeal ja siis pärast seda saab üles minna. Aga see tükk ei kukkunud alla, nii et mingi 2 nädalat hiljem siis kõik ekspeditsioonid pakkisid oma asjad kokku ja läksid minema ära ja jäigi kogu see sügishooaeg jäigi lihtsalt vahele tänu sellele. Ja nüüd on ta kadunud, et ta ikkagi talvel vist kuidagi kas kukkus alla või siis, ma ei tea, jäätus ära, kukkus vist alla ikkagi, nii et järgmine kevad sai ikkagi seda ronimil jätkata. Ja teine kuulus koht on K2 bottleneck pudelikael, kus on ka kõrgel 8000 peal. Ronid peavad siis läbima, tegema sellise traversi suure jääseina all, mis ongi selline liustiku murdumiskoht. Ja siin on juhtunud palju õnnetusi ja palju inimesi on surma saanud, et lihtsalt sa ei tea mitte kunagi, et millal siit mingi jääk otsustab eralduda ja alla kukkuda. Ja kui sa siin all oled, siis kuhugi joosta sa enam ei jõua, et tuleb ainult ootad ja palvetad, et pihta ei saaks sellega. Nii et sellised serrakid ja jäätükid ja jääkamakad ja jääsambad. Et see on teine oht, mida siis liustikega seoses jälgida ja vältida. Ja siis lõppu natuke õnnetusjuhtumite teemad ka, et väga palju ei hakka lahkama, aga siin, näiteks siin leidsin mingi artikli, kus uuriti siis pragudesse, jääpragudesse kuulnud inimesi, analüüsiti neid õnnetusi ja need on siis sellised õnnetused, kus nagu tõsisemad, kus oli helikopteri päästejuhtumid ja Šveitsi Alpides 2000–2010, 10 aasta jooksul. Ja võeti need case'id ette, et vaadati, mis siis juhtus. Ja kokkuvõte on see, et 400 inimest osales selle õnnetustes ja need on ainult siis need juhtumid, kus need helikopteri pääste oli, mis on juba tõsisemad asjad. Et kindlasti oli seal palju neid samu vajumisi ja kuskile puusani üle pea ja pluss need asjad või need õnnetused, kus siis grupiliikmed ise suutsid välja tõmmata, et neid kukkumise vajumisi, neid on ikka päris palju ja neid tõsiseid õnnetusi 410 aasta jooksul 40 inimest aastas. Ja et on päris palju ja see on ainult Šveitsi Alpide kohta, et Šveitsi Alpid on nagu ainult üks osa sellest, et tegelikult siin Itaalia ja Prantsusmaa poole peal, et seal on ka mingid jääpragusid on veel nagu nendes piirkondades ka, et kui kõik need Alpid nagu kokku võtta, siis see number on veel palju suurem. Ja mis siin veel selgus, et keskmine kukkumine 16 meetrit, ehk siis liustikud on küll seal, võivad olla seal nagu see meerdeklaaski mingi 200 meetrit ja kümneid ja sadu meetreid paksud, aga siis nende lõhede sügavus
nende lõhede sügavus, siin oli see kukkumine 1–35 meetrit kuskile sinna kanti, et kuigi just väga vahet ei ole, kas sa kukud 20 või 200 meetrit. 20 pealt on võimalik sind välja päästa muidugi. Ja mortality was 11%, et siis 440 inimest said koha peal surma ja ülejäänud päästeti siis ära ja mis nendest edasi, seda ma ei tea muidugi, et pärast võis ka veel tagajärjed võisid alles ka pärast seda kohale jõuda. Aga ühesõnaga see praku kukkumine, ta on ikkagi oluline teema ja neid asju juhtub ja selleks tasub ette valmistada ja midagi teada nendest asjadest. Ja siin on veel üks näide toodud õnnetusest. Eelmine aasta käisin ise ka ühe grupiga Monterosal ja see õnnetus konkreetselt ei olnud meie grupi, ei juhtunud mitte meie grupiga, aga juhtus nagu enam-vähem samal ajal, umbes samas piirkonnas, kus ma ise ka mägesid ronimas käisin ja juhtus selline asi, et Alpide kõrgem hütt Margarita, mis 4100 meetrit, seal ühe mäe tipus, iseenesest hästi nagu ilus koht, hästi lahe koht, me ööbisime ka seal, siis seal piirkonnas üks tütarlaps otsustas, nagu siin kirjeldatud on, et läks pühapäeval lühikeste pükstega ja käed taskus ja ilma igasuguse varustuseta läks lihtsalt liustiku peale jalutama, vaatas, et ilus koht. Ja seal on kaetud liustik, see tähendab, et pragusid näha ei olnud, aga kaetud liustik näeb välja põhimõtteliselt nagu Lõuna-Eesti kuppelmaastik, et kui sa ei tea, et see on kaetud liustik, siis sa ei pruugi seal nagu aru saadagi, et midagi on valesti. Kukkus siis jääprakku, aga jäi sinna 10-15 meetrit allpool mingile jääsillale pidama ja siis ootas seal 2 ööd, et keegi sealt mööda ei läinud sellest kohast ja siis 2 päeva pärast mingi teine grupp sattus sinna lähedale ja kuulsid karjumist kuskilt praost ja suudeti see inimene sealt ära päästa ja kusjuures tal oligi siin nagu hüpotermia 34 kraadi. Midagi väga hullu temaga ei juhtunud nagu lõpuks, et seal 2 päeva seal praos istus ja sai elule järgi mõelda küll, aga selline õnnelik õnnetus, et lõpuks toodi ta sealt ikka eluselt enam-vähem kuidagi tervena välja. Nüüd liustiku varustus, sellest ma täna ei räägi, et liustikul liikumiseks ja hulgestamiseks jääronisvarustust nagu vaja läheb, aga varustuse kohta tuleb üks eraldi loeng. Nii et praegu ongi selline olukord, siis, kus 10 esimest loengut, mis selles sarjas said välja lubatud, saavad nüüd läbi selle minu loenguga, aga et kuna tubaseid tegevusi ikka soositakse, väljas ei lubata nagu eriti midagi teha, et siis teeme selle teise osa sellele loengusarjale ja siin muude asjade seas räägin ka alpinismi varustusest, ehk siis tehniline ronimisvarustus tuleb nagu selline loeng ja siis natuke vähem tehnilisest varustusest ka. Ja esimene loeng, see 11 õnnetused ja päästetööd, see toimub juba järgmine nädal ja Jaan Küpp räägib siis oma pikaajalistest kogemustest, nende õnnetuste ja päästetööde ja mägedest laipade allatoomisega. Aga see on siis need, kes ei ole reganud veel, et tasub minna sinna kodulehele ja vaadata sealt ja kirja panna, et kogu see registreerimine ja kogu see pool on siis nagu täiesti nagu siis hakkab nagu nullist pihta, nii et kes veel ei jõudnud, minge vaadake ja pange kirja.
Vot, aga liustikest ma rohkem ei räägi. Et mina olen nagu lõpetanud praegu. Kui keegi tahab midagi küsida, siis võib sinna chati kirjutada, et paar küsimust jõuame ilmselt ära vastata ka. Ja kui ei tule küsimusi, siis loodan teid näha nendel järgmistel loengutel. Ehk siis järgmisest nädalast hakkab pihta kuni siis aprilli kuskile lõpupoole välja, et 5 loengut veel. Ja siis prooviks küll juba mingite praktiliste tegevustega nagu edasi minna ja päris mägedega. Aga tundub, et küsimusi praegu ei ole, nii et ma tänan osalejaid, viitsisite kuulata ja kohtume.